Tere, kulla Elurõõmu kanali vaataja! Tervitan sind sedakorda siis Norrast, mägede vahelt ja kaunist lumest. Õnneks on ka Eestis hetkel praegu imeline, kaunis valge lumine talv ja saame nautida seda puhtust ja valgust ja siirust ja headust, mida see talv meile toob. Ma loodan, et sul on olnud piisavalt aega tegeleda endaga ja mitte tegeleda sellega, mida sa oma ellu ei taha, vaid tegeleda sellega, mõtelda sellest, rääkida sellest, mida sa oma ellu soovid. Ja tahtsin sulle lihtsalt täna meelde tuletada väikest tõsiasja, et see kõik, millest me loobume, seda me saame. Ja selle kohta on ka väga huvitav raamat, mida tasub lugeda. Või kui sa mõistad seda põhimõtet, et kõik, millest sa lahti lased, selle sa enda ellu saad, siis ma usun, et sellest on palju abi selleks, et elada õnnelikumat elu. Mis iganes sa räägid, mis iganes sa mõtled, siis küsi, kuidas see, mida ma praegu mõtlen, või kuidas see, millest ma praegu räägin, võiks mind õnnelikumaks teha. Nii, et näiteks, kui mul tuleb mingisugune mõte, et ma tahaks rääkida vaktsineerimisest või tahaks arutleda teemal mittevaktsineerimine või ma tahaksin üleüldse koroonast rääkida ja mõtelda ja midagi selleks teha, siis iga kord, kui ma sellega tegelen, iga kord ma annan talle oma energiat. Aga milleks? Esiteks ma ei taha, et see teema kasvaks. Ma ei taha talle anda energiat nii, nagu teeb seda meedia, nii nagu see teeb seda suur hirm meie sees, mis on kunstlikult tekitatud. Ja ma ei ole nõus talle ei ole andma nõus sellele teemale energiat. Seega iga kord, kui millelegi mõtled, siis mõtle sellele, mis on see, mis mina praegu mõtlen ja kas see teeb mind õnnelikuks. Ja anna energiat kõigele sellele, mis sa soovid, et sinu elus kasvaks. Eks, elame rõõmsalt edasi ja naudime iga hetke. Naudime lund, kui meil seda on ja naudime elu, kuniks meil seda on. Armastan sind, ilusat päeva!